Täna on meil siis keemia aluste teine loeng. Tänane loeng põhineb meie õpiku, mida ma teile eelmine kord ka näitasin. Sellel esimesel sinise servaga osal on põhialuste peatükid. On kokku umbes 100 lehekülge, mida ma soovitan teil ka lugeda. Täna me räägime sellistest hästi üldistest asjadest, nagu mis on keemia, aine, energia, elemendid, aatomid, ühendid ja nii edasi. Keemiat siis defineeritakse kui teadust ainetest ja nende muundumistest ja see on selline võib-olla mentaalse mudeli mõttes küllaltki keeruline teadus. Tegelikult meil on siin vähemalt 3 asja või 3 tasandit, kuidas moodi me asju vaatleme. Nende õppinud keemikud tavaliselt üldse ei mõtle selle peale, nende jaoks on kõik üks sama asi. Aga keemiaga tegelema hakkajad või vähe tegelenud inimesed tihti peavad teadlikult aru saama või endale aru andma, millest parasjagu on jutt. Makroskoopiline, mikroskoopiline ja sümbolite tasand. Makroskoopiline on see keemia, mida me näeme, kui me viime läbi mingit keemiakatset või ka toimub mingi keemiline protsess. Õpiku näide siin on magneesiumi põlemine. Tavaliselt me ei mõtle selle peale, et nii mõnigi metall tegelikult põleb õhu käes. Magneesium on üks nendest. Põleb väga ereda leegiga, seda kasutati ereda valguse saamiseks isegi fotograafilistes välklampides umbes 100 aastat tagasi, võib-olla olete vanades filmides näinud. See on siis foto, siin on üks spiraalne magneesiumilaast ja see on otsast põlema pandud. Nüüd, kui keemik käsitleb seda protsessi, mõtleb sellest, kirjutab sellest, siis tavaliselt see mõte läheb aatomite ja molekulide ehk mikroskoopilisele tasandile. Nii et me mõtleme sellest, et meil on siin magneesiumi aatomid, mis moodustavad sellise tiheda pakendi ja õhust tulevad hapnikumolekulid ja seal pinnal siis toimub asi, mida me nimetame keemiline reaktsioon. Ja selle tulemusena osa neid magneesiumi aatomeid ühinevad hapnikuaatomitega, tekib magneesiumoksiid, selline valge puru, mis siis võimaldab või mis siis langeb maha või jääb antud juhul siia pinnal natukene, kui seda pilti lähemalt uurida, on ta siin ka nähtav. Ja kui see protsess piisavalt kaua toimub, siis meil puhast magneesiumi järele ei jää. Ongi meil lõpuks ainult magneesiumoksiid. Nüüd, peaaegu alati sellise asja juurde keemilist käsitluses käib reaktsiooni võrrand. See on siis see 3. tasand ja me kirjutame vastavate ühendite tähised ja siin on veel terve rida kokkuleppeid, millest antud juhul oluline on see, et me paneme siia vahele kas võrdusmärgi või noole, mõlemat kasutatakse. Ei ole nagu otsest kohustust ühte või teist eelistada ja me võimaluse korral, mis anorgaanilises keemias on peaaegu alati, tasakaalustame ehk siis paneme paika ka mitu, millist elemendi aatomit omavahel reageerivad ja kui palju mida tekib. Nii et ütleme jällegi, kogenud või vilunud keemik võib lihtsalt kujutada ette või näha seda põlemist ja kirjutada kohe selle reaktsiooni võrrandi, aga võib-olla kui te alustate sellel alal, võib-olla ammu tegelenud, siis tasub nagu omale teadlikult teadvustada, et meil on see makroskoopiline tasand, see, mida me silmaga või mingis katses aparaadiga otseselt näeme, mikroskoopiline, mille on vaja enamasti ette kujutada neid katseseadmeid, millega üksikuid aatomeid vaadelda saab. Neid ei ole suur igas laboris, ütleme nii. Isegi vist meil ülikoolis päris aatomiteni küündivat mikroskoopi ei ole. Päris kindel ei ole, võib-olla kellelgi on. Tartus on küll selline riistapuu olemas. Ja siis on see valemite pool ja väga sageli siis ka vastupidi, kui tahetakse mingit reaktsiooni läbi viia, pannakse kõigepealt kirja see valemite poolt ja ka selle põhjal arvutused ja siis minnakse laborisse või tööstusesse seda asja realiseerima.
Kui me vaatame veel keemiat, siis kvalitatiivne ja kvantitatiivne aspekt tulevad mängu. Kvalitatiivne on lihtsalt see tõdemus, et mingi reaktsioon toimub, võib-olla ta toimub mingisuguse tähelepanuväärsel viisil, näiteks eraldub palju valgust või soojust või muutub ruumala või mingi muu oluline omadus, see on siis, muutub nii-öelda kvaliteet. Kvalitatiivne käsitlus, magneesium põleb õhus, aga väga sageli meil on vaja täpselt teada, kui palju õhku, kui palju magneesiumi ja nii edasi. Nii et me võime siis kvantitatiivselt määratleda, et 24 grammi magneesiumi põlemiseks kulub 16 grammi hapnikku arvutusreaktsiooni võrrandi alusel, mida te kõik olete toetavasti koolis õppinud. Nii et see on selline võib-olla kõige üldisem tähelepanek, kui üldse, kuidasmoodi keemiast mõelda, kuidasmoodi keemiasse suhtuda. Edasi, keemia jaguneb terveks hulgaks harudeks. Kui te tulite siia ülikooli õppima, siis tõenäoliselt vaatasite õppekava ja nägite seal tervet hulka aineid, mille nimetus esineb sõna keemia. Samas ainet nimega keemia, lihtsalt keemia meil ei olegi. Kõik on mingid konkreetsemad keemiad. Ja paarsada aastat vähemalt eristatakse anorgaanilist, orgaanilist ja füüsikalist keemiat. Anorgaaniline tegeleb siis nii-öelda mitteelavate või mitte elusloodusest pärit ainetega, orgaaniline rohkem sinnapoole, mis elusloodust puudutab, ja füüsikaline kõikvõimalike protsessidega nagu soojused, valgused, ruumalad, mis iganes omadused meil muutuvad nende reaktsioonide käigus. Ja nendest omakorda on nüüd siis, ütleme, viimase, võib-olla isegi vähem kui 100 aasta jooksul järk-järgult hakatud eristama tervet hulka kitsamaid keemiaharusid, nagu biokeemia, analüütiline, teoreetiline, arvutustööstus, meditsiiniline ja nii edasi. See loetelu kindlasti ei ole lõplik ja kindlasti leiab mõne keemiku, kes suudab nimetada enda uurimisharuna sellist, millest mina ega teie kuulnudki ei ole. Et see läheb üha spetsiifilisemaks laiali, kui vaadata, millised kas või keemia ajakirjad olemas on, neid on sadu teadusajakirju, igaüks püüab katta mõni laiemat, mõni kitsamat siis keemia haru. Nii, nüüd edasi vaatame, mida see keemia ikkagi siis uurib. Siin kirjutasime ained ja nende muundumine ja muundumistest räägime edaspidi, vaatame, mis asi see aine on. Kõigepealt tuleb meil sisse tuua üks üldisem mõiste, see on mateeria. Mateeria on filosoofia selline põhimõiste. Üldiselt siis jagatakse mateeria aineks ja väljaks ja mõnedes süsteemides veel ka informatsiooni käsitletakse millegina, mis ei ole ei aine ega väli, aga mis kindlasti on olemas. Ja tasub ka seda teada, et kui me räägime nagu mikromaailmast või kvantfüüsika vaatepunktist, siis seal üldiselt aine ja väri selgepiiriliselt ei eristu. Üks ja sama nähtus, võidakse teda käsitleda kui lainet, kui osakest. Laine on pigemini midagi väljale iseloomulikku, osake on pigemini midagi siis ainele iseloomulikku. Et tegelikult see eristumine on ka rohkem meie makroskoopilise maailma tasandil. Õpik defineerib aine kui kõik selle, millel on mass ja mis võtab ruumi. Filosoofid kindlasti oskavad seda paremini sõnastada ja selle üle ka vaielda ja kindlasti leida mõne erandi, mis on aine, aga millel ei ole massi või mis ei võta ruumi. Aga sellise igapäeva ettekujutuse tasemel ma arvan, et selline variant sobib meile küll. Väljadega me oleme kindlasti puutume kokku elektromagnetväljaga, me näeme üksteist, eks ju, valgus liigub siin ruumis, teil on telefonid taskus, mis raadiolainete abil suhtlevad muu maailmaga ja nii edasi. Me oleme siin planeedi peal kinni tänu gravitatsioonile ja kusagil sügaval meie sees aatomituumad püsivad koos tänu kahele vastasmõjule, mida nimetatakse tugev ja nõrk tuumamõju.
Nii et need ongi 4 põhilist välja, millega me füüsikas kokku puutume. Keemias enamasti me tuumareaktsioonidega ei tegele, see on nagu füüsikute teema, ja niimoodi on välja kujunenud. Ja gravitatsioon ka väga harva mõjutab, võib-olla nii palju, kui me tsentrifuugime midagi, seal on nagu oluline teada, kuidas meil settib, aga põhiliselt keemiat puudutav väli on elektromagnetväli, sest see hoiab meil elektrone tuumade ümber paigal ja molekule omavahel koos või vastupidi eraldi. Et need on nagu sellised põhilised nähtused, millega me kokku puutume. Kui me nüüd keemikuna räägime ainest, siis me enamasti mõtleme sellist asja, mis meil kusagil laboris purgis on, puhas aine. Puhtal ainel on kindel ja soovitavalt teada olev keemiline koostis ja ideaalis ta ei sisalda teisi aineid. Praktikas täiesti puhast ainet ei ole olemas, isegi näiteks ülipuhtad pooljuhtmaterjalid, millest on valmistatud kõik tänapäeva mikroelektroonika, see on ilmselt kõige puhtamaid aineid, millega me igapäevaelus kokku puutume. Seal on 99, see on veel päris mitu 9 täni, aga ta ei ole 100%. Seal ikkagi on, ütleme, 1 miljoni või 1 miljardi aatomi kohta on midagi muud. Enamasti need ained, mis meil laboris on tunduvalt vähem puhtad. Nendes võib olla isegi mitu protsenti teisi aineid sees ja seda vahel isegi võib ignoreerida, vahel on seda oluline siiski teada. Jagatakse ained keemias lihtaineteks ja liitaineteks. Lihtained siis koosnevad ühe elemendi aatomitest, liitained mitme elemendi aatomitest. Ja elemendi omakorda me defineerime kui kindla tuumalaenguga aatomite liigi. Elemendid on kõik üles loetud perioodilisuse tabelis, siia sabaotsa vahetevahel füüsikud tekitavad mõne juurde, aga need elemendid, millega me keemias niimoodi reaalselt laboris kokku puutume, need lõpevad ära kusagil siin. Ütleme nii, et 7. perioodi elemente meil pole vist ühtegi. Kunagi meil oli mingid uraaniühendid, võib-olla meil kusagil on isegi. Need on suhteliselt vähe radioaktiivsed. Aga sellised tõsised realistlikud elemendid lõpevad siin viismutiga ära. Viismut on viimane enam-vähem stabiilseid tuumi omav element. Tegelikult just aastal 2 tagasi näidati, et ka viismuti kõige stabiilsem isotoop on siiski õige natuke radioaktiivselt lagunev. Üks tähelepanek, siin just keeleline tähelepanek, kui te edaspidi loete ja arvatavasti loete ingliskeelset kirjandust ja võib-olla peate tõlkima midagi, siis inglise keeles on niisugune kena sõna element ja te võite arvata, et see tähendab sama asja, mis eesti keeles. Ta tähendab ka seda, mis eesti keeles. Selles mõttes vahel on ta täiesti korrektne tõlkida elemendiks, aga nad kasutavad ka lihtaine tähenduses sõna element. Päris palju. Nad võiksid ju öelda simple compound, aga nad ei ütle. Saaks seda mõtet väljendada teiste sõnadega, nii et kui vahel on seda raske, me sama õpiku tõlkimisel kohati oligi nii, et ühes lauses oli see mõte nii-öelda muutus poole lause pealt. Ja oli peaaegu võimatu tõlkida niisugust lauset, tuligi ümber öelda, ümber nulla, sellepärast, et ühes kohas on mõeldud keemilist elementi ja teises kohas konkreetset ainet, lihtainet. Nii et see on selline kirjelised erinevused, mida vahel on oluline silmas pidada. Mõõtmine. Järgmine oluline tegevus, väga paljusid asju me keemias tahame mõõta või üldse teaduses. Ja mõõtmine on siis mõõdetava suuruse võrdlemine mingi etaloni ehk mõõtühikuga ja me mõõdame enamasti aine füüsikalisi omadusi. Massi, tihedust, võib-olla mõõtmeid, värvust, keemilised omadused tihti, neid saab ka vahel väljendada arvude kujul või mõõtmistulemusena, aga tihti me väljendame keemilisi omadusi kvalitatiivselt, näiteks magneesium põleb õhus, raud kompaktse tükina ei põle, aga peenikese pulbrina põleb ja nii edasi. Mõõdame me SI süsteemis, õnneks siinpoolne maailma osa
on ka igapäevaelus SI-süsteemi peal, erinevalt ameeriklastest, kui te võtate mõne Ameerika keemiaõpiku või ka keemiaaluste veebisaidi lahti, siis nad tavaliselt pühendavad 10 või 100 lehekülge selle peale, mis asi on SI-süsteem. Sellepärast, et igapäevaelus nad mõõdavad tollides ja jardides ja naeltes ja gallonites ja miilides ja milles kõiges. Meil on selle võrra lihtsam, me teame, kui pikk on meeter ja kui palju kaalub kilogramm. No sekund on õnneks igal pool ühesugune, ajaühikuid ei ole mujal maailmas oluliselt teisi. Nende kõigil on väga huvitavad ajalood ja definitsioonid, millest kahjuks ei ole aega siin pikalt rääkida, aga kui teil on viitsimist, lugege kas või Vikipeediast, kuidas need ühikud omal ajal välja mõeldi ja kuidas need definitsioonid läbi aja on muutunud. Hetkel ainukene, mis on jäänud nii-öelda muul viisil määratlemata, ongi kilogramm. 1 kilogramm on nii palju, kui üks teatav Pariisis paiknev metallitükk kaalub, või tema mass on. Etalonkilogramm, kui etalonkilogramm tehti siin paarsada aastat tagasi, siis tehti temast ka mitukümmend koopiat ja need saadeti eri riikidesse laiali, sest iial ju ei tea, mis originaaliga juhtuda võib. Ja aeg-ajalt tuuakse neid kokku ja võrreldakse, et veenduda, et ikka teame, kui palju see kilogramm on. Ja paar aastat tagasi ma lugesin, et võrreldes teiste kilogrammide keskmisega on see Pariisi kilogramm natukene kergemaks läinud. Kas ta midagi kogemata maha nühitud pealt või ei tea. Keegi täpselt ei tea, miks. Nii et sellega on paras jama, ütleme nii, selliste etalonidega. Meeter oli ka kunagi 2 kriipsu mingi lati peal vahe. See on, ja aeg, need on praegu teiste palju stabiilsemate asjadegi defineeritud. Kilogrammi püütakse defineerida aineosakeste kaudu, ehk siis kui meil on näiteks ränitükk, räni oskame valmistada hästi puhtana, see on sama asi, millest ma rääkisin, pooljuhtide materjal. Kui me oskame valmistada hästi puhast räni, siis meil võib olla võimalik valmistada ränitükk, kus me täpselt teame, mitu aatomit seal sees on. Ja kui me täpselt teame, mitu räniaatomit seal sees on, siis me saame öelda, et 1 kilogramm on vaat nii ja nii mitme räniaatomi mass. Eks. Aga selleks on kõigepealt vaja valmistada nii puhas, nii ühtlase tihedusega ja muidu homogeenne ränitükk. Ja see on jällegi väga-väga keeruline. Kui me räägime siin mingist 10 kohast pärast koma, sest teema on seal, eks ju, muidu keegi ei kahtle, et mingi 1 gramm sinna ränna, palju see kilogramm on. Voolu tugevusega me praktiliselt kokku ei puutu siin, temperatuuri me mõõdame sageli kelvinites. Seda on lihtne ümber arvutada, see on siis Celsiuse kraadidel, tuleb liita 273, seda 0,15 me enamasti ei liida. Aga hea on teada, et lähevad seal mõned kohad peale komaga edasi. Valgustugevust me enamasti siin ei mõõda. Ja aine hulka me mõõdame moolides, see on keemias väga oluline ühik ja sellest me räägime mõne minuti pärast pikemalt. Lisaks põhiühikutele on meil siis eesliited, millest tavalisi nagu kilo või detsi või milli me kõik teame, aga see on umbes see vahemik, millega meil sellisest tavalisest keemiast ja füüsikast kokku puutume, tegelikult neid nimetusi on üles kui allapoole veel. Aga siis dekaliitrites mõõdetakse kaastus- ja alkoholsete jookide toodangut. Hektopaskulis mõõdetakse õhurõhku näiteks. Kilo, mega, giga, tera, kilo, mega peast kindlasti tuttavad olema, giga, tera tõenäoliselt ka, allapoole detsimeeter, sentimeeter, millimeeter on kõik tuntud, edasi siin siis 3 kaupa, siin mikro, nano, piko. Pikomeetrites me mõõdame aatomite suurusi, keemias küllaltki tavaline ühik, femto läheb juba sinna tuumade mõõtmete kanti ja ato juba veelgi väiksemad, siis nii-öelda subnukleaarsed nähtused. Kui me meetrist räägime, meil on kilogrammid ja muud asjad, atogramm näiteks võib olla mingisuguse aatomiga seotud ühiku juures vägagi mõistlik. Keemias me sageli kasutame nii-öelda traditsioonilisi SI-ga seotud ühikuid, nagu liiter, juba eelmine kord rääkisin sellest L-tähest, mis on paras peavalu sellistes lihtsama graafilise kujundusega šriftides.
kus ta ei taha i-tähest kuidagi eristuda ja vahel ka number 1-st mitte, on siis 1/1000 kuupmeetrit ja teistpidi siis 1000 milliliitrit ehk 1000 kuupsentimeetrit. Keemias me enamasti mõõdame masse grammides, väga harva, kui meil laboris on midagi kilogrammides vaja väljendada, nii suuri koguseid enamasti ei ole. Ruumala me mõõdame laboris enamasti milliliitrites, meenutan, et see on 1/1000 liitrit ja 1 000 000 kuupmeetrit. Neid ümberarvutustegureid vahel nendega eksitakse. Aatomite ja molekulide mõõtmeid on väga mugav väljendada ångströmites. See on 10 astmel -10 meetrit, ühik, mida on ka püütud välja juurida mõningase järjekindlusega ja suhteliselt tulemusteta, sest ta on niivõrd mugav, kui meil on ikka sideme pikkus on 1,4 ångströmit, see on väga hea öelda, 140 pikomeetrit ja kõlab pooltki nii hästi, kuigi see on täpselt sama suurus. Nii et siis 1 ångström on 0,1 nanomeetrit ehk 100 pikomeetrit. Energiat väljendatakse väga sageli siiamaani kalorites ja kilokalorites, jällegi üks ühik, mis on väga visa kaduma, isegi kui te ostate mingi toiduaine, siis on tavaliselt pea nii mitu kilokalorit, nii mitu kilotšauli. Võiksime ainult kilotšaulidega opereerida, aga kogu maailm räägib alati kaloritest. Algselt kalor oli selline soojushulk, millega saab 1 grammi vett 1 kraadi võrra soojemaks. Tänapäeval on ta lihtsalt defineeritud kui 4,184 džauli. Nii et see pandi ükskord paika see arv ja ta ei ole enam ametlikult veeomadustega seotud. Ja lõpuks tihedus. Tihedust me armastame väljendada grammides kuupsentimeetri kohta jälle sellepärast, et normaalsete ainete tihedused on just seal kandis, omal ajal meeter ja kilogramm just niimoodi omavahel seotigi, et 1 kilogramm on 1 liitri veemass. Nii et vesi on meil üsna täpselt 1 gramm kuupsentimeetri kohta, toatemperatuuri tavaliselt 0,99 midagi, sest see mõõdeti +4 juures, kus vesi on kõige tihedam. Ja jällegi tasub siis teada, et SI põhiühikutes on see 1000 kilogrammi kuupmeetri kohta, tonn. 1 kuupmeetri vett kaalub 1 tonni, eks, mitte 1 kilogrammi. Et need on sellised seosed, mida on hea teada ja suudetada ainult peast ümber arvutada. Enamik üliõpilased saavad sellega hakkama, aga iga aasta me näeme kontotöös on paari tudengil raskusi nende arvudega, nii et loodame, et teie seas neid ei ole. Nii, võtame ühe ülesande, mida me suudame muidugi ka peast teha, aga alati on niisuguse lihtsa peast tegemise ülesande näitel hea õpetada, kuidas tegelikult asju tegema peab. Ma arvan, et kellelgi ei teki peast tegemise tasemel raskusi vastata küsimusele, mitu meetrit on 250 sentimeetrit, aga kui me ei teaks seda, kuidas seda siis korrektselt teha, selleks me paneme kirja üleminekuteguri nende ühikute vahel, mida on küsitud ja mida tahetakse teada. 1 meeter on siis 100 sentimeetrit ja edasi meil on vaja siis vaadata kumba meil on vaja saada, antud juhul siis on meil sentimeetrid antud ja meetrid on vaja saada. Ja me võime nüüd selle tumeda taustal oleva valemi jagada läbi selliselt, et see, millest on vaja lahti saada, jääb murrujoone alla. Ja see, mida on tarvis saada, jääb murrujoone peale. Ja kui me selliselt 100 sentimeetriga jagame, me saame suhte 1 meeter jagatud 100 sentimeetriga on 1. Ja nüüd me võime selle teguriga 1-ga korrutamine ei muuda meie suuruse väärtust. Nii et sätime siis asjad nii, et ühikud taanduks välja ja meid huvitav pikkus on siis 250 sentimeetrit korda 1 korda see suhe. Ja siit me siis saame sentimeetrit enesekontrolliks lihtne välja taandada, veenduda, et me oleme õiget pidi oma üleminekuteguri kirjutanud ja saame tulemuse 2,5 meetrit. Noh, jällegi veel kord antud ülesande puhul oleks seda suutnud ka peast teha, aga kui mul oleksid seal olnud, ma ei tea, atomeetrid näiteks, atomeetrid ja mikromeetrid, siis nende vahelist üleminekut võib-olla niimoodi päris peast ei tee igaüks, et siis on juba mõtet korrektselt välja kirjutada. Eriti veel, kui on sellised keerukama ühikud, mingid tiheduse ühikud, kus võib olla
ka pikkused ja massid antud mingites ebatavalistes skaalades, siis võib see olla vägagi asjakohane. Nii et selline viis siis, kuidasmoodi asju lahendada. Räägime veel mõningatest füüsikalistest nähtustest, millega me siin ka keemias kokku puutume. Üks neist on siis jõud, see on siis mõju, mis muudab objekti liikumist. Ja meil on kasulik meenutada Newtoni teist seadust, mis ütleb, et jõud on massi ja kiirenduse korrutis. Kui me paneme mingi mingi jõuga keha liikuma, siis ta liigub teatava kiirendusega. Energia on siis keha võime teha tööd või toimida välise jõu vastu ja seda me mõõdame SI-süsteemis džaulides ja keemias me põhiliselt puutume kokku kineetilise, potentsiaalse ja elektromagnetilise energiaga. Võiks mõelda veel ka soojusenergiast, aga me hiljem näitame, et mõiste soojusenergia ei ole päris korrektne mõiste üldse. Nii et sellest me parem ei räägi, seda juttu ei maksa muidugi rääkida energeetikutele, kes müüvad teie soojusenergiat, et kodu soe oleks. Ja ma usun, et te kõik mäletate ka energiajäävuse seadust, mis ütleb, et välise mõju puudumisel on süsteemi kogu energia. Jääv energia muutub ainult ühest vormist teise. Edasi vaatame, millest meie ained siis koosnevad. Ained koosnevad aatomitest ja enamasti on nad ühinenud molekulideks või siis moodustavad ioonseid tahkiseid, näiteks keedusool, natriumkloriid. Ma arvan, kõik teate koolist, et seal ei ole mitte molekulid koostisega natriumkloor, vaid on siis ioonid, natrium pluss ja kloor miinus. Tegelikult nii-öelda aatomitega puhtal kujul me keemias puutume kokku üliharva. Väärisgaasid, need on siis need, heelium, neoon, argoon, krüptoon, ksenoon, radoon. Need on keemiliselt piisavalt passiivsed, et kui meil on balloonis selline gaas, seal on tõesti aatomid, nende vahel ei ole keemilist sidet. Praktiliselt kõik muu, millega me keemias kokku puutume, on vähemalt molekulid või ioonid ja sageli nende keerukamad veel kombinatsioonid. Keemiline element, vist juba korra defineerisime, on siis kindla tuumalaenguga aatomite liik. Ja elemendid on meil siis perioodilisüsteemi koondatud. Aatomi ehitus on siis ka ilmselt teile varasemast tuntav. Keskel on tuum, mis omakorda koosneb prootonitest ja neutronitest ja elektronid moodustavad sellise suhteliselt hägusa pilve. Ja tuum on väga väike. Selline hea võrdlus, mida vahel tuuakse, on kärbes jalgpallistaadionil. Kui meil aatom on siis umbes 100 meetrit, siis kärbes on, ütleme, umbes 1 sentimeeter. Umbes selline suurusjärkude erinevus, 4 suurusjärku. Et siis, kui te tahate ette kujutada, kui väike see tuum on võrreldes aatomiga, siis umbes selline proportsioon. Samas tuumamass moodustab 99% aatomi massist. Et seda ei maksa ka unustada, et elektronid on väga kerged võrreldes tuumadega. Mõned olulised terminid, järjenumber ehk aatomnumber, mitte segamini aatominumber, mis ei ole selline termin, me võime sama nummerdada aatomeid mingi süsteemi järgi, aga aatomnumber on siis see, mis perioodilisüsteemis järjest kasvab ja selles vormistuses on ta siin ees all vasakul, näete vesinik 1, heelium 2, liitium 3, berüllium 4 ja nii edasi. See on siis aatomi järjenumber ehk siis aatomnumber ja nii palju on prootoneid aatomi tuumas. Neutroneid võib natukene rohkem või vähem olla ja sellest tulenevalt on meil siis erineva massiarvuga tuumad ja kui meil on sama elemendi eri aatomid, kus on erinev massiarv, need nimetame me isotoopideks,
Siin on meil näide neoonist, neoon on üks väärisgaasidest, tal on 3 isotoopi, 20, 21 ja 22. Näete, siia ette vasakule alla kirjutatakse prootonite arv ja üles kirjutatakse siis massi arv ehk siis prootonite ja neutonite arvu summa. Kui on vaja lihtsalt nime panna, see neoon 20, neoon 21, neoon 22, siin on ka eri värvidega need kujutatud, võite kokku lugeda prooviks ja veenduda, et joonise tegija ei ole eksinud. Need on siis isotoobid ja reaalne aatommass, mis siia tabelisse on kantud, on isotoopide loodusliku segu keskmine, kaalutud keskmine, nii et mõnel elemendil on üks aatommass domineerib, näiteks süsinikul 12 domineerib 12,01, ega natuke on süsinik 13 ja 14, selles samas neoonis 20,18, nii et umbes 1/10 tuleb sealt juurde, 1/100, 20,2, eks ju, jah, nii et seal on neid raskemaid mõnevõrra rohkem ja eks ju on siin mõned klassikalised näited nagu vask või kloor, kus meil on parasjagu umbes 2 vahepeal. Tegelikult klooriga on veidi keerulisem, ma nägin tegelikult, klooril on kloor 37 on veerand ja kloor 35 on 3/4. Küsimus oli, jah? Need on üldiselt maakeral mõõdetud ja tegelikult on ka selgunud, et mõnel elemendil sõltuvalt sellest, mis mineraalist ta esineb, on suhe natukene erinev. Mõõdetakse niisuguse kihvti ristapuuga nagu massispektromeeter, kus siis põhimõtteliselt ioniseeritakse need aatomid ja juhitakse läbi elektromagnetvälja üldiselt, kus nende kiirendus tuleb erinev sõltuvalt massist. Kui me mõjume sama jõuga ja mass on erinev, siis nad lähevad erineva kiiruse peale, seda on erinevad mehhanismid, mitu varianti on teha massispektromeetrit ja siis sealt saab päris täpselt paika. Kui palju on, mis massiga on, seda kasutatakse ka molekuulide analüüsiks, meil on siin ülikoolis neid, võib-olla 10 ei ole, aga 5 tükki on kindlasti erinevat tüüpi massispektromeetreid. Ja sellega ka näiteks uuritakse taevakehasid, kõik need viimase aja kosmosesondid Marsi peal, siin ühe asteroidi peal oldi mõne aeg, komeedi peal oldi. See oleks väike untruse ekspeditsioon, aga nende kõik on alati massispektromeeter peal, et just nimelt selleks saab ühe seadmega saab väga hea ülevaate keemilisest koostisest ja ka isotoopkoostisest just nimelt. Muideks, see sama viimane komeedi uurimine andis ühe huvitava kõrvaltulemuse, alati on arvatud, et vesi maakeral, mitte alati, aga pikka aega on arvatud, et vesi maakeral pärineb kunagi 4 miljardit aastat tagasi siia kukkunud komeetidest. Nüüd selgus, et vähemalt see komeet, mille peale nad selle sondi saatsid, selle hapniku või oli vesiniku, ma ei mäleta, kumma isotoopkoostis erineb maakeral oleva vee omast. Nii et järelikult vähemalt sealt see vesi küll pärit olla ei saa. Nii et siit saab isegi päris huvitavaid asju teada meie universumi kohta. Veel küsimusi? Ei ole hetkel. Nii, läheme edasi ja vaatame siis niisugust ülesannet, ma olen ka sinna tasemetesti pannud aeg-ajalt, mitu prootonit, neutronit ja elektroni on lämmastik 15 aatomis. Lämmastiku järjenumber on 7, kus see kirjas on, kõik teavad juba, jah? Zoomin natuke sisse siia, võtame sellele lämmastikule lähemale. Nii, see on see number siin ees allpool. Edasi on küsitud lämmastik 15, paneme tähele, et tavaline looduslik lämmastik on 14,01, ehk ta on põhiliselt lämmastik 14. 15 on väga vähe, aga kokku on siis 15 prootonit ja neutronit, järelikult prootonite arv võrdub järjenumbriga ehk on 7 ja neutronite arvu me saame, kui me massiarvust lahutame prootonite arvu, saame 15 miinus 7, saame 8 selle konkreetse isotoobi jaoks. Ja elektron on sama palju kui prootoneid, sest aatom tervikuna on elektroneutraalne, nii et see on taas kord 7.
Nii et vastus 7 protonit, 8 neutronit, 7 elektroni. Perioodilisuse tabel on siis, saame me aatominumbrite järgi järjestatud aatomitest ja kui me selle tabeli oleme õigesti paigutanud, siis satuvad sarnaste omadustega elemendid kohakuti. On meil eelismetallid või väärisgaasid või halogeenid, mis on kõik keemiliselt suhteliselt sarnased. Edasi, enamasti me puutume kokku ühenditega. Üksikuid elemente ja lihtaineid on meil igapäevaelus suhteliselt harva tuleb ette, rauaga, üldse metallidega võib-olla puutume kokku, jah, need on suhteliselt puhtad üksikud elemendid. Ma ei teagi praegult, kus meil veel mõni element niisama ette tuleb, enamasti on meil tegemist ühenditega. Ühend on siis elektriliselt neutraalne aine, koosneb kahest või enamast elemendist kindlas vahekorras. Jagatakse orgaanilisteks ja anorgaanilisteks, see piir on jällegi mõnevõrra ebamäärane. Enamasti siis süsinikku võetakse orgaanilise keemia valdkonda, aga mõned asjad on näiteks lubjakivi, kaltsiumkarbonaat on anorgaaniline ühend, nii on kokku lepitud. Keemiline side on see, mis seda maailma siin koos hoiab, sellest me räägime ju terve peatükk teemal keemiline side. Ja veel üks termin, mida palju kasutatakse, on binaarne ühend, see on selline ühend, mis koosneb täpselt 2 elemendi aatomitest, nagu naatriumkloriid või vesi, kus on siis täpselt 2 elementi. Molekul on siis kindlas järjestuses, kindlal viisil seotud aatomite rühm ja kui seal elektronide ja tuumade laeng omavahel ei ole tasakaalus, siis me saame iooni, mida omakorda jagatakse kationid, mis on positiivsed, ja anioonideks, mis on negatiivsed. Ja iooniline ühend siis koosnebki ioonidest, molekulaarne ühend neutraalsetest molekulidest. Enamasti me väljendame molekuli koostist valemiga, neid on ka erineval tasandil või tasemel, nii-öelda molekuli valem lihtsalt ütleb, mitu millist elementi meil ühendis on. Struktuurivalem ütleb ka, mis millega seotud on, näiteks siit me ei tea, millise süsiniku küljes see kloor on. Siit on juba näha, et see on 2 kloro, 1, 2. Kloor on siis teie süsiniku küljes, mitte otsmise küljes. Ja kuna sellised süsinikudega seotud vesinikud on orgaanilises keemias väga tavalised, siis jäetakse enamasti ära ja on siis kokku lepitud, et iga niisugune murdepunkt joones vastab ühele süsinikule. Nii et selline siksak on seesama 4 süsinikku ja siis muud aatomid joonistatakse sinna külge, vesinik mõeldakse juurde. See annab palju ülevaatlikuma pildi orgaanilistest ainetest. Veel saab molekule kujutada igast sorti ruumiliste mudelitega, millele kõigile on ka eestikeelsed nimed välja mõeldud, aga ma praegult siin kella vaadates jätan selle teile endale nuputada ja õpikust lugeda. Ioonide kohta on kasulik teada, et metallid pigem loovutavad elektrone ja moodustavad katioone, mittemetallid pigem liidavad elektrone ja moodustavad anioone. Ja ioonid sageli on sellised, kus esineb siis lähima väärisgaasi, väärisgaas on see 18. rühm meil siin, elektronstruktuur, näiteks eks ju kloor, kui ta võtab ühe elektroni juurde, temast tekib kloriidioon ja see on parasjagu argooni elektronstruktuuriga, väävel võtab 2 elektroni juurde, saab ka argooni elektronstruktuuri, kaltsium seevastu on siin, tal on 2 elektroni väliskiis, annab need 2 tükki ära ja saab muide antud juhul ka selle argooni näite peale läheb see välja. Mitmeaatomilised ioonid on väga tavalised, siin on paar kõige levinumat nagu karbonaat, kaltsiumkarbonaat, lubjakivi, eks ju, nitraate, siin näeb meil mitmesugustes väetistes, salpeetrites, sulfaate, siin näiteks kipsis, ja fosfaat luudes ja hammastes, miks mitte.